Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris on järjekorras 145 osa kv.ee kinnisvara podcastist. Tänane külaline on Andero Laur, kes on aktsiaseltsi Liven tegevjuht. Tere, Andero! Tere kõigile kuulajatele! Ja räägime siin tuntud ja ka tunnustatud arendaja esindajaga, eks meil siis sellest valdkonnast juttu tuleb, aga Ander, äkki sa räägid algatuseks paari sõnaga üldse, et kes sa oled, mis su kompetents siin kinnisvaramaailmas on, võib-olla ka mis ajast, et on päris mitu aastat ju vist, ja äkki Liveni kohta ka mõni põnev fakt või teadmine, mida vaataja-kuulaja veel ei tea või ka midagi vana ja tuntut. No, endast nii palju, et ma julgen öelda, et ma olen selles valdkonnas olnud nüüd juba üle 20 aasta, 21 aastat. Ma küll alustasin ehitusplatsilt, kui siis kinnisvara või ütleme töödejuhataja, ehitustöödejuhataja, aga kuna mu esimesed projektid olid mitmed kõik korteritega seotud, siis see oli ka natukene nagu oleks juba töötaks kohe kinnisvaraarenduses, sest sellega omajagu tuli kokku puutuda, sest need olid ka enamus nendest projektidest olid siis tol ajal oli selline ettevõte nagu Skanska, olid Skanska oma arendused ja natukene sai siis aimu, mis mind ees ootas. Ja 2014 sai siis koos endiste kolleegidega asutatud Liven. Ja täna olen Liveni tegevjuht ja sellest on nüüd juba, ei oskagi nii palju arvutada, aga 12-13 aastat möödas. Ja täna me siis ehitame, ma arvan, Tallinnas umbes kuues projektis. Ma arvan, et ehitus on üle 200 korteri. Viimase 12 kuu jooksul üle 200 oleme ka müünud. Ja veel lisaks on meil 3 projekti käimas Berliinis. Üks neist on ehituses ja 2 on varases planeerimises. Ja vaatame rõõmuga juurde, et oma portfelli kasvatada ja oma mahte ka kasvatada. Andero, sulle meeldivad numbrid, ma tean, et kas paranda mind, aga kas Liven on arendaja, kes on viimase 12 kuu jooksul Harjumaal kõige rohkem uusi kortereid müünud? Jaa. Jaa, sellest piisab. On küll, jah. Kui tegelikult ma isegi julgen vist öelda, et see on viimased 2,5 aastat järjest niimoodi olnud. Ma nüüd ei oska öelda jah, viimase 3 aasta jooksul, sest mul ei ole peas andmeid 2 aastat tagasi viimased 12 kuud. Aga muidu küll jah, et ma julgen öelda, et meil on päris head aastad olnud viimase turu vastu. Ja see ongi tegelikult ju selline hea alus, mille baasilt rääkida kinnisvara müügist, aga mulle ikkagi mulle algul meeldib mingi raam paika panna, et mille sees me siis niimoodi külalise arvates või külalise teadmise järgi tegutseme. Et kuidas sa sellist majandusseisu hindad, kas see on Liveni ärile või võtame laiemalt elamispindade ärile taganttuul või on see vastutuul? Mis hinnangu sa annad meie majanduse üldisele seisule? No selge on see, et majandus iga aastaga on läinud paremaks ja ka tuleb välja, et veel ausalt tagantjärgi läheb paremaks viimase statistika andmete korrigeerimise järgi. Aga mulle endale isiklikult meeldib selline praegune majandussituatsioon oluliselt rohkem, kui meeldib võib-olla selline 2022-2021. No, ma ise mõtlen selle peale, võiks mõelda, et see on nagu selline suusatamine. Et vaata, kui on nagu mäest alla suure hooga, siis sa paned kõik suht sama hooga. Pole nagu vahet, suusad peavad olema hästi määritud. Aga see, kui tugev sa oled, see ei mängi eriti rolli. Võib-olla vaata, tuleb kahjuski. Aga kui mäest üles sõita hakkab pihta, siis on hoopis teine mäng. Et siis sa pead olema ikkagi päris tugev, et seal paremini teha kui teised. Ja selgelt meil on mäest üles. Ei ole enam nii raske, kui oli võib-olla mõned aastad tagasi, aga natuke sõltub segmentidest, kus sa oled. Me sinna jõuame veel. Et osas mõnes segmendis on ka praegu ikkagi väga raske. Ja pead ikkagi väga veel pingutama, et seal hästi välja tuleks, aga ja peab olema seda nii-öelda teadmist, oskust, õiget pakkumist ja kõike, aga sellest ma arvan, et me räägime veel hiljem natuke detailsemalt ja rohkem. Et lähme mäest üles, aga ei ole enam nii raske kui enne.
Kas see, minu küsimus oli nüüd sellise majandusseisu kohta ja ma praegu sinu vastust kuulatasin mõtlema, et kas sa räägid nüüd majandusest või räägid sa nüüd elamispindade turust, kas sa elamispindade turule üldist hinnangut andes annad sama? Kas, jah, vabandust, ma oleks pidanud selle lause nüüd ette ütlema. Mina arvan, et see, mis on elamispindade turul, on väga selline nagu peaaegu üks ühele sellega, mis toimub majanduses. Võib-olla väikse viitega kipub olema, aga need viited on ka minu hinnangul viimasel ajal läinud pigem väiksemaks, kui nad võib-olla olid enne. Võib-olla kõige rohkem, mis seda viidet võib-olla põhjustab, on see kinnisvara turule iseloomulik aeglane reageering. Et kui on aasta 22 ja saab majandus järsku läheb alla, siis tegelikult arendajatel kohe nagu väga halvasti ei läinudki, sest turu pakkumise jääk oli tol hetkel väga-väga madal, mis nagu tol hetkel nüüd aitas toime tulla. Aga see suur probleem on selles, et need projektid oli juba kõik nii-öelda töösse pandud, ära ostetud maad ja nad tulid kõik viitega turule ja see raskus siis nii-öelda nagu kergelt nagu kruvis ennast üles. Ja seda me näeme täna ka, miks meil siiamaani on raskem, kui võiks olla, kui vaadata sellist nii-öelda majanduskasvu ja ma ei tea, võrrelda seda majanduskasvu näiteks, ma ei tea, aastaga 2018, eks. Et see selline viite probleem on seal juures. No see viiteaegade teema, see on üldse päris põnev, et kui me räägime majanduskasvust, et millal see jõuab tööjõuturule, millal see jõuab palkadesse, millal see ja täiesti omaette teadus on, millal see jõuab sellisesse tarbijakindlusesse ja tarbija käitumisse. Aga elamispindade turu juurde, et plaan on rääkida müügist, ma veel kordan korra kuulajale, aga müük ju suhestub millegisse, mis on pakkumine ja sealt siis võiks kuskil nõudlus ja pakkumine kokku saada. Mis trende sina pakkumises näed elamispindade, siis eks eelkõige ikkagi müügi pakkumises ja räägime uute elamispindade turust, et mis on trendid? Ma tahaks öelda, et need trendid on natukene kuidagi rasked muutuma selle sama viiteaja tõttu. Et kuigi võib-olla on väga paljud arendajad, kes täna juba tahaks midagi muud teha või tahaks teistmoodi teha, siis arvestades seda, kui reguleeritud valdkonnas me elame, kuidas seal ette kirjutatakse, kui suured su keskmised korterid peavad olema, mitu tuba sul täpselt peab olema ja nii edasi, kuni selle maja kuju täpse vormistamise seal detailplaneeringutes, siis need on mõnes mõttes tehakse hästi palju, võib-olla 90% tehakse asja, mida teha saab, mitte seda, mida teha tahaks. Nüüd see väike osa, mida sa saad siis võib-olla ise muuta igal pool, pluss veel see, kus sa oled kuidagi nii-öelda väga kiire, et ma ei tea, teed seal oma detailplaneeringu ringi ja kuidagi mingil X põhjusel ei ole selles konkreetses piirkonnas sul ka palju selliseid takistavaid tegureid, siis selge on see, et iga arendaja tahaks tulla täna välja sellise, ütleme niimoodi, heas asukohas, aga kesklinnas ilmselt ei saa, aga üleüldises mõttes nagu heas asukohas sellise soodsama mõistliku tootega, millele hakkaks inimest hammas peale ja seal on ostjad ja see on selline nii-öelda koht, kus iga projekt täna ma ütleks lendab, võrreldes üldise turu seisuga. Et ja ka lihtsalt neid maatükke ja neid sobivaid planeeringuid ei ole saada nagu piisavalt. Ja need, kellel need on olemas mingist ajast, need kindlasti kasutavad. Kas meil on mingisugust suurt muutus selle poolel, et nüüd on rohkem kahetoalisi või nüüd on rohkem neljatoalisi? No mina ei ole sellesse lähenemisse nagu kunagi otseselt niikuinii uskunud, ma arvan, et igal asukohal, igal linnaosal on see tema nii-öelda ideaalne korterite miks, mida sa pead tegema minema. See ennekõike sõltub sellest, kellele sa teed seda, et kes see kliendigrupp on, mis tema võimekus on, millises elustaadiumis ta on, ostab ta oma esimest korterit või ta ostab oma nagu mitmendat korterit, siis selle järgi paned selle paika. Aga fakt on see, et kõige suurem ostja grupp 10 aastat tagasi oli esimese korteri ostja. Täna
on oma teise korteri ostja ja ta teenib oluliselt rohkem ja tal on läbi selle, et ta on juba kunagi ostnud endale korteri, on tal väga palju ka raha olemas selleks sissemaksuks, kui ta selle vana korteri realiseerib. Nii et uusarendused on kallid, kättesaamatud väga paljudele, aga mitte nendele inimestele. No sa tõid nüüd siin jutu lõpus ka, et on kallid ja kallis on, eks see on hinnangute küsimus, et kallis on siis, kui käed on ümber kaela. Aga ma väidaksingi seda, et kallid korterid on pakkumises liiga palju. No siin on võimalused panna kalli piir, et kes paneb selle uute korterite turust rääkides, et kuhugi 5000 euro peale ruutmeeter näiteks, mis on alla pakkumiste keskmise hinna, kes paneb selle 10 000 peale, kes kuhugi sinna vahele. Aga ma väidakski niimoodi üldiselt, et minu hinnangul on Tallinnas liiga palju kalleid kortereid pakkumises. Mis sinu arvamus sellisest väitest on? Etteruttavalt ütlen jah, ma olen nõus suga ja samal ajal ütlen ka seda, et kui ma räägin kallistest korteritest, siis tegelikult korterid ongi see nagu subjektiivne taju, millele ma viitasin, et korterid on kallid ja nagu sa ilmselt tead sama hästi, nad ongi alati kallid olnud. Vahet ei ole, mis nende hind on. Et ka aastal 2011-2012 olid sõbrad tuttavad, kes küsisid, et kas tasub osta ja siis olid nad just sellest põhjast tõusnud ka omajagu ja siis nad arvasid, et nii kallid on, sellepärast, et nad olid just nii palju tõusnud. Nii et see ei ole muutunud, see jätkub samamoodi. Kui me nüüd räägime sellisest pakkumise jaotusest tänasel turul, et kus kohas on meie tänane pakkumine, kus teda on rohkem, siis teda on seal üle 4500, ka üle 5000, üle 6000. Seda on palju, eriti võrreldes sellega, kui palju seal müüke toimub. Et see on selgelt see nii-öelda statistiliselt, kui ma vaataks nagu Tallinna linna ja vaataks, ma ei tea, üle 6000 euroseid maksvaid kortereid, kui palju neid on ja palju neid müüdud on, siis see tunduks suhteliselt ulme, et keegi võiks tahta siia veel teha, aga ometigi neid projekte tuleb juurde. Okei, jah, et ma niimoodi enda jaoks otsisin ühe numbri välja, et kui me vaatame viimast 12 kuud ehk aastast perioodi, siis iga 10 Tallinna ära müüdud uue korteri asemel on 12 uut asemele toodud ja kui me vaatame sellist kallimat segmenti, panemegi näiteks sinna 6000 euro peale, nagu sagi ütlesid, paneme piiri, et nüüd mul täpselt numbrit peast ei ole, aga seal on iga 10 ära müüdud korteri asemele toodud 14-15 uut, et need asjad päris parlanksis hästi ei ole. Aga kuule, üks mõte, et kui ma lähen ajas tagasi siuke, ütleme, et circa aastakene või pool aastat kuni aasta, siis minu meelest siis oli nagu tunda elamispindade arenduse vaatest, mingid, et siis olid nagu lausa tunnetatavad mingid siuksed positiivsed trendid. Ja kui me vaatame täna tagantjärgi, siis positiivsed trendid ses mõttes on täiesti olemas, et müügimaht on kasvanud, mis ongi siuke pudelikael olnud. Aga mul on tunne, et niimoodi pool aastat või aasta tagasi arendajate optimism oli nagu natuke, kuidas öelda, liiga suur või et müügimaht on küll kasvanud, aga mitte nii palju, kui arendajate ootus oli, et ma räägin arendajate, ma räägin niimoodi hästi abstraktselt, hästi üldiselt, et kas sa jagad seda arvamust või hinnangut või kuidas sa näed? Ma jagan seda, ma võib-olla ise isiklikult enda peal seda ei tunne, aga ma selgelt nagu jagan seda, et ma nii-öelda riikudes konverentsidel ja muudel taolistel üritustel ja rääkides siis turuosalistega, siis seda optimismi, et lõpuks saame nüüd asjad liikuma, oli, aga ootused selle nii-öelda paranemise suurusega ja mitte ainult seda, vaid kui palju see paranemine just teda isiklikult mõjutab. Et need ootused olid võib-olla ülehinnatud. Et need ootused tihti enam paljudel juhtudel ei realiseerunud ja olen tajunud siis see suvi sarnastel üritustel sellist nagu pettumuse nooti, et ega näed, ei tulnud nagu ikka päris nagu oleks
nagu lootnud. Jah. Et siuke, et taheti nagu olla, et kõik tahavad olla paremad autojuhid kui keskmine, eks. Jah, kõik tahavad üle keskmise palka teenida ja nii edasi, et seda oli. Aga liigume siit peateema juurde, ehk siis mis on uute korterite müük, et ma alustaksin siin siukse hästi üldis lahtise küsimusega, et mis trende sa uute korterite müügis näed, et hoiame siin fookust Tallinna linnal, aga ka Harjumaal, kus meil valdav Eesti uute korterite turg on ja kus ka Livenex on päris erinevates segmentides aktiivne. Ma selles mõttes natukene seda teemat puudutasime enne, kui me arutasime sellest pakkumisest ja mis pakkumises muutunud on ja ka müügis muutunud on, siis ma ei ütleks, et me näeme mingisuguseid liiga suuri uusi trende, mis midagi muudaks. Et siin selline ostjagrupp on muutunud. Nagu juba enne mainisin, see on üle 40, 45 või pluss isegi peale. Meil on tulnud turule aina rohkem ja rohkem siis neid downsizerid, kes oma majad maha müüvad ja tulevad linna. Aina rohkem tekib ka neile toodet. Ja võib-olla, kui me siin juba korra puudutasime teemat, et neid kalleid kortereid, mis maksavad seal üle miljoni ja nii edasi, et neid on liiga palju. Võib-olla see põhjus, et neid downsizereid kõik nii kaua ootasid, julgesidki teha neile neid projekte. Ja seal on veel üks asi, et keskmise kinnisvara arendaja vanus on tõusnud omajagu. Ja seal on üks mure, et kui kinnisvara arendaja midagi teeb, siis selline suur lõks, kuhu sa sisse tihti tahad astuda, on see, et sa saad ise endale teha. Nii et kui sa oled omajagu, et see, mida mina ostaks, et see on siis hea toode. See kuidagi mõnes mõttes on hästi lihtne teha siis seda asja, kui hingega teed, et nii on hea, nii edasi on. Aga siis, kui sa oledki ise ka see downsizer, 50 pluss, lapsed on välja kollinud, tahad kuhu tulla, siis need korterid, mida sa plaanid kuhugi, kipuvadki minema üle 100 ruudu ja sellised võib-olla liiga luksuslikud ja nii edasi, et mõtled müüd oma suure maja maha ja võid ju 200 ruudu asemel lubada endale ühe 100 pluss ruuduse korteri kesklinnas küll, eks. Aga neid ostjaid lihtsalt tuleb välja lõpuks, et nii palju ikkagi ei ole veel. Võib-olla tuleb. Nii et selle sihtrühmale toote tegemine, seda ongi kindlasti rohkem täna. Ja võib-olla see tuleneb sellest, et tehakse nagu ise endale ja see keskmine vanus on tõusnud. Vanuse teema, ma ütleks, on päris huvitav teema, sest eks nii kurb kui see ka ei ole, vananev ühiskond ja viimase 100 aasta kõige väiksem sündide arv ja samas lapse sünd on üks selline tegur, mis paneb inimesed kodu ostma, aga kodu ostmisel, nagu sa ka ennem mainisid, millega ma kindlasti väga nõus olen, et kodu ost on alati ses mõttes liiga kallis, sest summad on üüratud, et tegemist on inimese elu kõige suurema ostuga, aga ometi, et kui ma võtan sellise viimase 10-12 aastase aegrea, ma olen selle arvutuse läbi teinud ja ma võtan sinna mitte Tallinna keskmise 2-toalise korteri, aga ma võtan sinna samaväärse korteri. Mina tegin konkreetselt arvutuse Haabersti, Mustamäe ja Lasnamäe korterite baasilt, et kui palju palga suhtes maksab keskmine 2-toaline korter. Ja ta täna maksab sama palju kui 10-12 aastat tagasi ja tänane korter oma siis selliste tehniliste parameetrite järgi ju pigem on parem korter kui 10 aasta vanune. Niimoodi, et nagu numbrid ei näita, et oleks korter liiga kallis, meeleolu, hinnangud igal juhul näitavad seda, et räägitakse sellest, et korterid on liiga kallid. Aga ma küsiks sult siis nagu niimoodi, et miks noored ei osta, et kas siis emotsioonidest lasevad ennast ära petta või on seal mingid muud teemad mängus? Ma arvan, et siin on veel lisaks selline suhtelisuse komponent. Et kui sa mõtled, see, mida sina arvutasid välja praegu, oli korteri suhe palka. Aga nüüd too sinna juurde alternatiivide hinnad. Alternatiiv on näiteks uus auto, on reisimine
ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Uued autod teatamist on täpselt sama kallid, vahet ei ole, kas sa elad Saksamaal või sa elad Eestis. Nii et suhtelises mõttes oli 10 aastat tagasi uue auto ost väga palju kallim, reisimine oli väga palju kallim, paljud asjad väga palju kallimad. Siis nüüd, no siis tundus väga loogiline, et hoiame igat poolt mujalt kokku, investeerime oma koju. Nüüd see asi on muutunud. Ja see on võib-olla see nagu selle inimese siukse nagu eelarvest, et noh, mul on nagu vaadates nagu, et kui palju see tükk siis võtab mult ära ja mida ma selle tüki eest võib-olla muidu saaksin või mis mu alternatiivid on või nii edasi. Nii et ma arvan, et see on nagu selline, kui sa seda ka kuidagi numbritesse üritaksid panna, siis võib-olla tundub see, et kinnisvara on kallimaks läinud suhtelises võttes, mis su alternatiivid selle rahaga teha on. Eriti need asjad, mis ei sõltu Eesti majandusest. Ma praegu jäin mõtlema, et ma kuskil just oma noort poega näiteks tuues, kes on pool Euroopat läbi sõitnud, siis mina 16 aasta vanuseks olin korral Lätis käinud ja see ei olnud ka toona välismaa. et see alternatiivide küsimus. Aga pöörame laua teistpidi, et ma küsisin sult, et miks inimesed ei osta, aga vaataks kinnisvara arendaja vaatest, et noh, täna selline müügi tegemine, mis meil täna siin nagu teistmoodi on, et läheks näiteks 7 aastat tagasi enne kobarkriiside aega, 2019, ma mäletan küll, et siis Tallinna uute korterite müügimaht praegu peast tulistan, oli siuke 3200 uut korterit, tänase siukse 1400 vastu, aga selline müügitöö, mis siin täna on teistmoodi? Noh, siin on nagu raske rääkida, et ma ei käi nagu väga tihti konkurentide juures ostmas, aga Livenis me võib-olla teeme asju natuke teistmoodi, kui teised teevad, ja seda me nüüd küll parandame nii, ma ütleks, igakuiselt, aga lihtsalt need sammud iga kuu on võib-olla nii väiksed, et need tihti ei paista välja. Et noh, 7 aastat tagasi me olime ka, me kinnisvara müümine toimus kuidagi, me olime büroohoone kuskil 3. korrusel, meil olid seal eraldi koosolekruumid, klient tuli sinna, istuti taga koosolekruumis nagu samas ruumis, kus meil tavapäraselt, ma ei tea, projekteerijatega räägiti juttu ja muud sellised nii-öelda äridiile tehti, et see oli siuke nii-öelda tavaline läbirääkimiste koht. Kui olid näidiskorterid, minnakse vaatama ja nii edasi, siis noh, täna, kui tulla Livenisse, siis kogu see, nüüd me asume 1. korrusel, see on siuke nagu jae tarbijale suunatud koht, tundub kohe, et kutsub sisse astuma, kogu see meie ülesehitus on siin sees üles tehtud nii, et see oleks kuidagi nii-öelda me nimetame seda kodusalongiks, nagu autosalong, et kus sa materjale valid, kuidas saad seda võib-olla kogemust kõige paremini kätte, kuidas sulle demonstreerida seda uue kodu mingisuguseid omadusi võimalikult hästi, kuidas sulle kõige paremini võib-olla selgitada selle tulevase korteri planeeringuid, et otsid neid tehnilisi võimalusi läbi virtuaalreaalsuse läbi igasuguste 3D renderdamist, läbi erinevate tehnoloogiate ja samal ajal siis proovid kõike seda sisemiselt nii palju automatiseerida, teha endale nii lihtsaks kui võimalik, ja noh, ja sellised lisa juurde müügid, et ma ei mäletaks väga paljud, kes oleks näiteks pakkunud kööki, noh, mõned üksikud kampaaniad, et saad köögi, aga see oli ka umbes nii, et köök on 5000 eurot ja mine räägi seal isa Arentsiga läbi, meie maksame arve ära, või midagi taolist. Siis noh, nüüd ikkagi tehakse kliendile aina mugavamaks ja mugavamaks seda kuidagi, et see asi toimuks selleks hetkeks, kui sisse kolida, on ta kõik ilusti paigas, et ta on ilusti finantseeritud laenudega, sulle tekib palju valikuid sinna ja kõike muud. Nii et selliste nagu lisaasjade juurde müük on üpris tavaline, et 7 aastat tagasi olid seal, võib-olla oli võimalik kallim siseviimistluspakett tellida, aga noh, tänapäeval vähemalt, ma ei tea, elektriautode laadijad, kõik sellised asjad, need on kõik on sellised nii-öelda lisamüügid, mis sinna juurde toimuvad. Võiks küsida, et miks korter maksab, ma ei tea, 300–400 000, et miks see elektriauto laadija võiks kohe hinnas olla,
aga nii võiks küsida väga paljude asjade kohta ja lõpuks võiks küsida nii nende samade autode kohta, et miks sul pead seal lisasi valima, et miks ei võiks kõik autod olla kõige kallimad kohe. Et noh, tegelikult see hinda mõjutaks lihtsalt liiga palju ja kõik ei vaja neid asju ja kuna kõik ei vaja neid, siis lõpuks sul tegelikult ei ole sellele kallile korterile, kus kõik asjad olemas on, mitte ühtegi ostjat. Et Homer Simpson tegi kunagi disainis ühe auto, siis pani ka kõik lisad sinna sisse, mida ta vajas, aga noh, jällegi juhtus nii lõpuks, et keegi seda autot ei tahtnud. Nii et selles osas ma usun pigem sellesse, et katsume ausalt ja läbipaistvalt oma asju hinnastada ja kellel vaja on, see saab neid omadusi juurde lisada, mida ta tegelikult tahab. Nii et selline paindlikkus võib-olla mõned aastad tagasi oli see nagu liveni suurem eristumine, täna ma arvan, et on väga palju neid arendajad, kes seda samamoodi pakuvad. Mõned, enamus küll võib-olla vähem kui meie, aga siiski üpris tavaline ja aina rohkem üritatakse seda koduostu kogemust minu hinnangul ka klientidele lihtsamaks teha. Livenis näiteks meil on ka tehtud selline võimalus, et 3 või isegi 4 projektis on sul võimalik siis ise käia külastamas kortereid, et ilma siis meiepoolse inimeseta, seal on koodlukud, saadad oma info, saad koodi vastu ja saad seal rahulikult olla, vaadata ringi, veeta mitu tundi kas või kui sul küsimusi on, muidugi me võime tulla ka sinna meie esindaja ja vastata nendele, aga minu jaoks on natukene nagu see uue auto ostmine poest, mida ma tegelikult kunagi pole teinud, aga ma olen proovisõite käinud tegemas ja tegelikult see proovisõiduga on see lugu, et no mulle ei meeldi, kui see tüüp kaasa tuleb. Ma tahaks seda proovisõitu ise teha. Et võib-olla mõnele meeldib, fine, aga mulle mitte. Nii et me selles mõttes kuidagi selle kodu müümisega või kogemisega tahaks nagu seda sama kogemust pakkuda, et mine, veeda rahulikult aega, see on täiesti okei, et kõik inimesed ei ole siiamaani elanud mingi termostat segistite ja mingi muude peenete vidinatega, saad rahulikult seal näppida ja uurida, kuidas see töötab, mis asi see on ja nii edasi. Sest me tajume seda, et tihti inimesed muidu ei julge küsida, kardavad nagu rumalat näida või midagi, aga siis nad seal oma pead olles saavad seda rahulikult teha. Siiamaani midagi pole ära lõhutud, nii et me ei plaani ka kuidagi seda koomale tõmmata, pigem vastupidi, et aina rohkem pakkuda, et inimesed saavad ise kogeda ja õppida. Andero, Liven on mõnda aega pakkunud sellist võimalust, et teil on isegi kodulehel on et mingid planeeringute variandid, et kas ma tahan seal mingit ruumi juurde või kas ma tahan panipaika või sauna ja sellised alternatiivplaneeringud, et korteri välisseinad on paigas, aga seespool on võimalused. Kas see tuli, et millal te sinna jõudsite, ja võib-olla nagu peamine küsimus on see, et kas see oli selline, kuidas öelda, ilma jutumärkideta teie geniaalne idee, et hakkaks nii tegema, või see oli see turunõudluse vajadus, et kogu aeg küsiti, et teeks ümber, tahaks mingit variante näha ja siis te tegite nõudlusest lähtuvalt või see oli teie idee? See oli meie idee, aga see ei alanud nii, nagu seda praegu saab seal näha. Et see algas nii, et me kohe ütlesime klientile, et tulge, ostke, me teeme teie järgi planeeringuid, et mida iganes te soovite, meil on siin inimesed olemas, kes aitavad joonistame seda korteriplaani vastavalt teie soovidele. See osutus tehniliselt katastroofiks, see sama projekt, et hiljaks jäime, valesti läks, jube keeruline oli. Aga klientide tagasiside, hoolimata kõigest sellest, oli ülimalt positiivne. Nii et siis me hakkasime lihtsalt otsima võimalusi, kuidas sellega jätkata, aga teha seda nii, et me ei jääks hiljaks, me oleks efektiivsed, meie ehituskulud sellepärast ei oleks kallimad ja nii edasi. Ja praktikas see tähendab seda, et me üritame sellel korteril kohe alati mitu varianti läbi mõelda, mida me ise usume, et mis nagu töötaks ja mida võib-olla inimesed tahaks valida. Näiteks ridaelamutes tähendab see seda, et sul on võib-olla 3-4 varianti ühel korrusel, 3-4 varianti teisel korrusel, nii et kogu variantide arv on, siis saad omavahel nad korrutada, eks, et sul on siis 9-16 planeeringut ühe boksi kohta, mida saad valida. Korterite muidugi, kui sul on ühel korrusel, on siis vähem, aga see on selline mõned näited ja lisaks sellele meil tegelikult on oma sisearhitektid palgal, kes siis vajadusel siis teevad siis midagi sellist, mida veel ei ole läbi lahendatud, aga enamus juhtudel ka need muudatused pigem on sellised pisikesed korrigeerimised.
Aga vaataks korra veel klientide poole. Noh, me siin rääkisime sellisest vanuse teemast, et mida siis inimesed otsustavad ja võib-olla oleks noortel palju alternatiive, aga kas sellises kliendi käitumises, ostuotsuse langetamises, kuidas seal on mingeid muutuseid olnud siin viimaste aastatega? Olete te midagi tähele pannud, et kliendid käituks teistmoodi? Ja üks küsimus on viisakas korra, aga ma siiski küsiks kaks, et kui me mõtleme ka niimoodi, et paneks nagu äärmuste peale mõtleks, et siuke regati projekt, kus on üks kallis ja luksus toode või siis äärelinna, ütleme sellise soodsama otsa toode, et kuidas sa kliendi käitumist siin näed muutuseid? No eks nad on, kõik need eelnevad teemad, mida me arutasime, nad on omavahel, eks ole, sünkroonis. Et kui meie midagi pakume teistmoodi, siis tänu sellele klient ka seda uut pakkumist hakkab küsima ja nii edasi, et siis kui me räägime, et kui enne ei pakutud võimalusi valida, nüüd pakutakse, siis nad valivad rohkem. Et kas see nüüd on see kliendi käitumise muutumine või on see pakkumine muutumine, kuidas nad omavahel üksteist mõjutavad. Meie jaoks alati on selline võib-olla selline kliendi käitumise muutus, võib-olla minu jaoks, on see, et meil on hästi palju neid kliente, kes ostavad siis uuesti. Kas nad on Livenilt ostnud, keda on ka päris palju, või siis nad on kuskilt mujalt ostnud uusarendust ja on nüüd võimalus neile osta siis jälle mingil X põhjusel, et kas siis on pere kasvanud või on lihtsalt rahakott suurem ja suuremat pinda tahetakse. Ja need inimesed oskavad küsida nii-öelda nii palju rohkem ja nad on nii palju targemad juba ostu hetkel, et mida nad täpselt tahavad, mis nende arvates on nii-öelda, mis nende jaoks defineerib kvaliteeti, mis ei defineeri kvaliteeti ja nad samal ajal oskavad ka siis seda head asja hinnata. Et kui sa teed midagi hästi, kui sa kuhugi panustad ja kui nad tulevad seda korterit vastu võtma, siis meil, ma ütlen ausalt, on seda head tagasisidet mingis mõttes kergem saada nendelt klientidelt, kes on enne kunagi ostnud, kui nendelt klientidelt, kes mitte kunagi ei ole enne uusarendust ostnud. Lihtsalt, et ühel on nagu need ootused kuidagi enne juhitud, ta teab, mis protsess ta on, ta teab, et see ehitamine on keeruline ja ta teab, et iga uus maja, kui ta on tehnoloogiat täis, võtab aega natukene, et see nii-öelda käima läheb normaalselt ja esimene kütteperiood toob kaasa mingisuguseid probleeme, mida on vaja lahendada, esimene soe ilm toob kaasa mingid probleeme, mida on vaja lahendada. Et uute klientidega, kes esimest korda kolivad, nende jaoks isegi kui me räägime, siis see tihti ei kipu meelde jääma ja nendega on selles osas nagu keerulisem. Nende klientide, kes on selle kunagi elus läbi teinud, nemad oskavad hinnata, kui need muresid on vähem ja see, et kui need saavad hästi lahendatud. Teda, Ander, mulle meeldib nagu detailides nokkida ja sõnasabast kinni võtta. See siin jutu käigus mainisid, et kliendid teavad, mis defineerib kvaliteeti ja mis ei defineeri kvaliteeti. Läheks siin natuke detaili, et mis siis defineerib kvaliteeti ja mis on need tegurid, mis tegelikult ei defineeri? Nagu ma ütlesin just, kui sa sõnasabast kinni võtsid täpselt, siis ma ütlesin, et nad teavad, mis nende jaoks defineerib kvaliteet. Ja see on personaalne. Ja kui minult keegi küsib, kui klient küsib või sõber küsib, et kuidas teil kvaliteediga lood on ja nii edasi, siis minu esimene küsimus on temale, et mis on kvaliteet. Ma tahan sellest aru saada, millest ta räägib. Kohe, kui ta on tehnilise taustaga, siis ta räägib sealt mingi temperatuuri reguleerimise võimalustest, niiskustagastusest, mingit energiaefektiivsusest ja kõigist nendest asjadest. Me võime nendest rääkida. Võib-olla teadlikum klient räägib helipidavusest, millised meetmed me oleme kasutusele võtnud, et sellist helipidavust suurendada, parandada. Ja siis on aga need on tehnilise taustaga inimesed ja siis on, ütleme, need, kes võib-olla rohkem hindavad disaini poolt, nemad tulevad, näevad sellised lihtsad asjad, et kas plaatimisel on kasutatud liistu või on siis lõigatud ilusti täpselt plaadid 90 kraadi nurga all ja nad märkavad seda kohe, ütlevad, okei, väga hea, te olete nii teinud, et nad saavad aru, et see on kallim ja see on ilusam ja oskavad nendele detailidele rõhku panna. Ja nad absoluutselt ei huvita selle kohta, milline ventilatsioonisüsteem neil on. See on pigem on nende jaoks see, et mida vähem ma pean sellele mõtlema, seda parem süsteem see on.
võrreldes teised, eks ole, mida rohkem ma saan seda näppida, seda parem ta on. Et ja mõlemad nimetavad oma süsteemi kvaliteetseks ja teist selliseks, mis ei ole kvaliteetne. Nii et kuidagi nagu teades seda klienti, pakkudes talle võimalusel neid valikuid, luues võib-olla tehes ka neid tehnilisi otsuseid natukene selle järgi, et millise süsteemi ma siis valin sinna majasse, sõltuvalt sellest, milline see klient sinna tuleb, noh, see ongi see kvaliteedi loomine. Noh, kuni lõpuni välja, et sa tegelikult siis pakkudes valikuid lisatasude eest, lood ka selle võimaluse, et klient saabki selle kvaliteedi iseenda jaoks defineerida. Noh, kõige lihtsam asi parketid, eks, et kui sa võtad need naturaalsed puitparketid, kukub kahvel maha, vaata, auk on sees. No kuidas, mis asi see nüüd siis on? Ja see on see kallis, eks ole. Aga võtad siis selle nii-öelda mingi spoonparketi, laminaatparketid või muud asjad, need on väga, väga tugevad, eks ole. No, et sinna võid lausa proovida nuga sisse visata, aga võib-olla jäägi seegi kinni. Nii et, aga mõlemad, tehes oma valiku, peavad seda oma valikut kvaliteetseks. Ja vastupidi ka, et kui sa teed nende ees selle valiku, siis nad vaatavad, et see on odav, see on mõttetu, või siis vastupidi see, et näed, et see on juba kohe kriibitud, juba kohe läheb katki, et see ei ole ju kvaliteetne, eks. Läheks seda sama nagu detailide rida natuke edasi. Ander, teil on mitmeid projekte ja mina ei oleks Liveni inimene, mina vaatan väljaspoolt, kuidas mulle tundub, et no ütleme, et Regati ja no ma paneks niimoodi hästi üldiselt Regati ja peakorter nagu ütleme üks sihtrühm, Virmalis on siis kuskil vahepeal ja siis Äärelinn on siuke kolmas sihtrühm, et kui niimoodi kolmeks jagada. Aga kuidas te maja sees vaatate just selles samas nagu, mis defineerib kvaliteet ja mis ei defineeri kvaliteeti kontekstis, kas teil on mingid persoonad endal välja mõeldud, et Regati projekti persona on see ja tema, et me teeme tema jaoks toodet ja Kadaka persona on teistsugune hoopis, et kuidas teil need asjad korraldatud on, täitsa põnev? On muidugi, absoluutselt. See on enne, kui me alustame üldse, enne kui me arhitekti juurde läheme, me teeme selle töö ära juba. Võttes nagu rahulikult aega, rääkides inimestega, rääkides meie potentsiaalsete klientidega, keda me näiteks teame, et näed, tahtes sinna osta, ei leidnud endale sobivat, aga see on just see Regati klient. No. Ja seda oskab meile ju meie müügis olevad inimesed, kes klientidega kohtuvad, oskavad seda kohe öelda, ta räägib, miks ta nii arvab, meil on sisemid arutelud, vajadusel kohtume nende inimestega, mida nad otsivad, miks neile too ei sobinud, mida nad siis sellest uuest otsiks, mis neil täna olemas on, mida nad täna hindavad, mis neil puudu on. Noh, siin on üks selline, üks salakaste, mis ma natuke reedan, on veel see, et kui sa kellegi nagu selle sihtrühma suudad ära määratleda, siis selle sihtrühma tundma õppimisel, ma ütleks isegi kõige olulisem mitte ei ole see, mis tal täna puudu on, vaid kõige olulisem on see, mis tal täna olemas on ja mida ta hindab. Sest kui ta uut valib, siis nendest asjadest ta lahti ei taha lasta, selles mõttes, et ta võib mõelda küll, et jah, et mul nagu seda mugavust praegust kodus ei ole, no ma saan hakkama, sest ma olen nii harjunud. Aga see, kui sa midagi ära võtad uue pakkumisega, sellega on palju raskem. Nii et igal juhul sa pead igas oma arendust teadma, et kes selle klient on, kellele sa teed, mida ta täna hindab selles, kus ta elab, millest ta puudust tunneb ja selle alusel sa oma need valikuid teedki, et milline see maja olema hakkab. Ja siis, kui sa küsidki, et kuidas see kliendi käitumine on, siis ma tahaks võib-olla pigem rääkida iga projekti kohta, et milline selle kliendi käitumine seal on. Sest minu jaoks on nad kõik kuidagi nagu erinevad inimesed, erinevad tooted, kuigi ruutmeetrite mõistes nad ei pruugi väga erinevad olla. Ja no okei, et iga projekti niimoodi lahata meil paraku aega ei ole, et võib-olla mõned konkurendid oleks huvitatud kuulama. Aga okei, aga ütleme nüüd, läheme nagu natuke üldisemale tasemele tagasi, aga räägime veel kliendi käitumisest, et klient tuli teie juurde, käis ja vaatas, võib-olla käis isegi üksinda vaatas teie projekti üle ja siis käis veel rääkis midagi teie kontoris ja siis ikkagi tehing ei tegemata, et ta ikkagi ei ostnud. Miks teil tehingud ära jäävad? Et midagi ju ikkagi kuskil kukub ära. Ja kogu aeg kukuvad ära selles mõttes, kui ma üks toru vaatan,
ma teen oma toruraporti korra lahti, siis mul on sulle numbrid kohe juurde öelda ühe näitena, eelmise nädala näitena, et kuidas siis üks näitena läks. Uusi päringuid, 30 erinevat klienti. Valiti välja, ma ei tea nüüd, kas nende poolt või ütleme nii-öelda kuhugi, kust läksid konkreetselt nimed taha, et see on see korter, millega nad tahavad tegeleda. 13. Broneeringuid 6. Ja lepinguid 5. Et kui see on selline keskmine nädal, siis ütleme, 30 tuleb sisse, pooled kukuvad ära, nii et nad tegelikult ei kuhugi konkreetse korteri juurde pidama ei jää või ei ole see päring nii konkreetne, et keegi teda kirja hakkab panema kuhugi. Sellest omakorda pooled ei jõua broneeringusse ja meie jaoks broneering on ikka midagi selline, mis on tead juba seda notaraega lepitakse kokku või mingisugune raha makstakse ette ära, mida on võimalik küll tagasi saada või midagi sellist. Siis sealt, mõni siis veel kukub sealt ka ära. Nii et see on, ja kui sa küsid, miks nad siis ei osta, tegelikult me ei tea, kas nad praegu lihtsalt ei osta või nad üldse ei osta. Või nad said kuskilt mingi parema pakkumise. Ega me lõpuni ei tea, me küll küsime, me katsume teada saada, aga ma arvan, et see müügitoruna on päris hea tulemus meil. Nii et kui, ma ei usu, et me isegi peaksime kuidagi pingutama, et see teistsugune välja näeks. Et pigem orgaaniliselt kõiki neid lehtreid seal suuremaks ajama, et natuke rohkem päringuid, natuke rohkem müüke, aga sellel ka ei ole mõtet, et tahame seda päringut väga palju suuremaks on, et kui ta ikkagi müügina ei konventeeru, siis ta lihtsalt väsitab ja kurnab meie inimesi pigem. Aga kui on selline fundamentaalne küsimus, kui minna hästi suurele tasemele, siis selgelt, et iga 0, intressimäära tegelikult sellises makromajanduslikus vaates kinnisvaraturu nõudlust võtab vähemaks, eks ta ei pruugi võtta mikrovaatest ehk ettevõtte tasemelt, ta makrovaates igal juhul mõjub. Ja meil Euribor veel, mis ta siis on, et jaanuaris-veebruaris oli ta seal 2,0, 2,1 peal ja prognoositi, et tõuseb äkki isegi 2,2 peale, tegelikult on ta 2,7 siin praegu. Kas te intressimäära mõjus näete enda müügile mingit mõju? Kas laenuturg pigem soosib elamispindade turutehinguid või takistab? Kuidas su nägemus siin on? No siin on Eestil on ujuvad intressid, kõikides lepingutes. Mis tähendab seda, et jah, et täna on natuke kõrge, aga kui ta alla läheb, siis ta on jälle vähem, aga samas, mis siis, kui ma ostsin täna odava intressiga, ta võib olla mul aasta pärast jälle kõrge. Nii et ma ütleks, et selle mõju Eestis on pigem väike. Ta on alati olemas, ja kui ta läks väga kõrgeks, selge on see, et ta on suurem mõju. Aga näiteks teine riik, kus me tegutseme Saksamaa, siis seal on fiksintressid. Ja seal on mäng selles mõttes hoopis teine, kuidas see intress seda mõjutab. Nii et kui lugeda sellist klassikalist kinnisvara, ja USAs on ka fiksi hästi palju, eks. Et kui lugeda neid lääne õpikuid kinnisvara turu kohta ja sellest, kuidas intressimäär seda mõjutab, siis Eestis see mõju nii suur ei ole. Aga ta on olemas. Ja kui me alustasime sellega aasta aega tagasi sellise optimismi lainega, kus kõik tundsid, et asi läheb paremaks, aga võib-olla see ongi see põhjus, miks ei ole piisavalt heaks läinud. Et ma ei oska öelda. Et neid mõjutajad, eks ole, on palju, me oleme neist erinevates konverentsidel ju koos rääkinud, küll mitte samal ajal laval olles, aga koos arutanud ja intressimäär on üks nendest. Aga ma arvan, et tema mõju võrreldes sellise õpikutarkusega on tegelikult Eesti kontekstis väiksem. Kule intressimäär igal juhul keda mõjutab, kelle vaade on lühem, see on üüriinvestor. Kas teil üüriinvestorid ka täna ostupoolel on ukse taga sabas ja võitlemas üksteise võidu, et saaks Livenilt korteri osta? Ei võitlemas ei ole, ostavad mõned, aga profiil on muutunud. Et kui meil oli 21, 22 enne seda, siis see profiil oli selline finantsvabaduse grupi liige,
tahtis väga sellist nii-öelda parimat üüritootlust sealt välja võtta, siis tänane investor on pigem kapitali ajutab oma investeeringuid, võtab midagi pigem kallimat ja head, mille väärtuse säilimisest saab kindel olla ja see võib-olla väärtuse kasvus, ise usub selle väärtuse kasvu tulevikus, kuivõrd mitte see, et tal just täna praegu parim üüritootlus on võrreldes ostuhinnaga. Et see on muutunud. Ma ei saa Andero küsimata jätta, et kui üüritootlus parim ei ole, mis pagana pärast Liven nüüd üüriturule ja pakkumise poolele trügib? Ma selles mõttes vastaks sulle nii, nagu ma enne vastasin, et see on ju 10 aasta äri selles mõttes, et üüritootlus muutub meil iga uue üürilepinguga. Et müügiga on see jama, et praegu teeme valmis ja müüme ära, et seal saab hoopis pikema pilguga seda asja vaadata. Ja ma arvan, et see, et nagu sa ütlesid, et üüriinvestor täna ei sisene, sest pole tootlus piisavalt ja on selle nii-öelda perspektiivi küsimus lihtsalt. Äkki 2 sõnaga räägid, mis te üüriturul teha tahate, et siin tegelikult oli eelmine nädal vist oli eelmine nädal üks uudis selle kohta, et võib-olla kõik kuulajad-vaatajad ei teagi teie üüriprojektist. Jaa, meil on siis bussijaama kõrval Juhkentali tänaval, tuleb 8 korda maja, kus siis on üürikortereid, äripindu, natuke parkimist. Ja me ise usume, et see on selline, kui sa mõtled nagu nende professionaalseid üürimaju, suuremaid opereeritud professionaalse halde poolt, meie puhul siis on meie partneriks Lumikapital, siis kesklinnas ei ole ühtegi, eks need on siis kas Mustamäel või Põhja-Tallinnas ja see spetsiifiline asukoht, ma arvan, võiks sobida kõigile inimestele esimeseks üürikoduks, kui nad alles tulevad Tallinnasse elama, Tallinnasse tööle, võib-olla sõidavad veel päris palju edasi-tagasi oma siis vanas elukohas, kus nad siis Tallinnasse tulid, pluss kõik sellised Ülemiste city töötajad, seal on ka palju rahvusvahelist kogukonda, võiks ka neile sobida, nii et see on see sihtrühm ja me usume ise, et see piirkond, kui vaadata kõiki neid arenguid, mis seal ümberringi toimuvad, mis puudutavad siis erinevaid detailplaneeringuid seal Fale kvartali ümber, nii elamispinnad, mis sinna tulevad, kui ka bürooned, pluss veel keskturg, siis see piirkond, mikropiirkonnana ise on üks kiiremini muutuvaid kohti üldse Tallinnas. Ja kui me ise, kui nüüd vaadatakse seda pikka perspektiivi, siis võib-olla täna esimesed üürilepingud, mis me teeme, ei ole see tootlus, aga kui kõik see keskkond sealt valmis saab, siis selle piirkonna väärtus on nii palju suurem, et see transleerub ka sellest üürihinda ja siis on numbrid teised natukene. Ja tegelikult sama oleks ka, et kui me vaataksime seda projekti müügiprojektina, siis me täna peaksime teda oluliselt odavamalt müüma kui see, kui me saaksime need korterid müüa pärast selle uue elukeskkonna teket. Nii et ma arvan, et see on nagu loogiline variant, miks siis läheneda sellest konkreetses asukohas, selle konkreetse maja puhul üüriprojektina. Ütle veel siia paar fakti juurde, et mitu korterit ja millal esimene üürnik sisse kolib? No nii hästi või ligikaudu või täpselt, kuidas sa heaks arvad praegu? Ma arvan, et korterid on 3-kohaline arv, varieerub sealt üles-alla, et kui palju seal need jäävad mingit äripindadena kasutusse, palju korteritena, siis on seal, ma ise tahaks väga, et esimene üürnik oliks sisse järgmise aasta lõpus, aga see graafik on täna juba päris tihe, nii et see on meil väljakutse, et me sellega hakkama saame, aga ütleme, sisemine ajagraafik jätkuvalt selline on, et veel ei ole pikendanud, aga see tähendab seda, et me peaksime siin hiljemalt oktoobri alguse ehitama hakkama, et sellega toime tulla, nii et saad siis näha, et kas kraanad on platsil või mitte. Ja loodame, et asjad lähevad teie soovitud plaani järgi. Andero, üks suur teema, AI. Kuidas AI teid nagu müügi pool olijana mõjutab?
kuidas te AI-d kasutate või ma pigem nagu lihtsalt ütleks sulle AI, et mis sa selle peale vastaksid? See on, ma isegi ei oska selles mõttes sellele otseselt vastata, nagu. No AI ja müük, ütleme siis niimoodi, lähme konkreetsemaks. Ma ei teaks, meie põhiline aur AI mõttes läheb täna siis selliste vanade legacy pärandsüsteemide ületoomisele, siis AI põhiste, AI poolt loodud süsteemidele. Siin on sellist nii-öelda sükesest teadmiste jagamist kõvasti. Meil alati on need sellised nii-öelda early adopters, kes kasutavad seda, et kogu aeg on limiidid täis ja tead kuskilt jälgid siin pidevalt, et millal see weekly limit resetib, eks ole, et vahepeal ei saa tööd teha, et võtan päeva vabaks või mida iganes. Ja siis on need, kes nagu kuidagi nagu hästi nagu tulema ei saa, et aga aina rohkem ja rohkem on meil kollektiivis siis neid, kes on juba nii-öelda sõiduvees, kes suudavad endale luua igasugused erinevaid tööriistu, mis nende tööd teeb lihtsamaks. Vahet ei ole, on see müügis, on see milleski muus. Meil läks algus päris palju aega, et nendest vanadest süsteemidest üle kolida, läks päris palju aega, et tegeleda nagu turvaküsimustega, isikuandmed, kõik sellised asjad, et kuidas neid kaitsta, samal ajal ka AI-d kasutada, et need nii-öelda et need ei lekiks siis sinna, kuhu nad ei tohi lekkida. Et aga kui need asjad nagu paigas on, siis sealt nagu ehitada siis erinevaid tööriistu, erinevaid abimehi, et osad on need, mida siis ehitame nagu ettevõtte üleselt kõigile kasutamiseks ja siis hästi palju on need, mida igaüks ehitab iseendale ja siis mõnest asjast, mida iseendale keegi ehitanud on, siis kasvab midagi sellist, mida siis ka teised saavad kasutada. Ja ma pean tunnistama, et kogu selle nii-öelda ettevõtte sisesüsteemide siis ümbermõtestamine ja kuidagi nii-öelda uuele platvormile ületoomine, ma arvan, et see võtab minu tööajast täna ikkagi 50+% ja seda viimased 4 kuud või. Ma arvan, et see 4 kuud tagasi oli see murdepunkt, kus need AI mudelid suutsid hakata seda infot andma sellisel kujul, et see oli ikkagi nagu mängumuutja natukene ja ka abistama siis selles osas, et kuidas mingeid uusi tööriistu teha saab ja kuidas siis meil oli iga talv on selline nagu ettevõtetel on mingid talvepäevad või talveseminar ja meil on samasugused talvestrateegiapäevad ja siis küsisime endalt nagu, et järgmine aasta, kui me oleme sama üritust teeme, et mida me siis nüüd selleks ajaks rohkem teeme ja mida me selleks ajaks vähem teeme. Ja paljud meie töötajad, eriti ma ütleks võib-olla nooremapoolsed töötajad ütlesid, et nad tahaks vähem teha igasugust käsitööd, et kus tuli käsitleda mingid joonised vorpida, mingid andmeid sisestada ja nii edasi. Ma lubasin neile sellel hetkel, et jah, seda saab vähem olema, aga mul on õrna aimugi, et kui palju vähem ja see muutus on suur. See muutus on suur, et igasuguste ka jooniste tegemine täna on väga palju võimalik juba AI abil, rääkimata siiski igasuguste süsteemide sünkroniseerimisega ja nii edasi. Et kui meil enne oli seal kliendi andmed olid laiali seal erinevates süsteemides, mingid CRM-id, tagasiside küsimised, mingid müügitabelid, kes midagi ostnud on ja veel mingid kohad, eks ole, mingi raamatupidamises veel eraldi nii-öelda klientide haldus on ja mis mingid maksed tulnud on, pluss veel mingid kodulehe pool on, et mis on seal midagi broneeritud või ei ole, siis suure osa me oleme ikkagi täna suutud ära ühendada, nii et on selline nii-öelda single point of truth, et kui selle korteri panen broneerituks, siis ta on kõigis süsteemides broneeritud ja kui selles korterile sisestan mingi uue info, siis see on igal pool sisestatud ja nii edasi. Et see oli nii-öelda raske töö, aga see loob nii-öelda järgmised võimalused. Et kui läbi selle sa saad ka, kui nad on sul ühte kohta juba koondatud, siis sa saad tegeleda ka efektiivselt nende samade isikuandmete kaitsmistega ja muude asjadega ja sealt edasi saad siis liikuda sinna, kus sa saad seda tööriista nii-öelda vabamalt kasutada anda ja sealt tuleb seda innovatsiooni kõige rohkem, et kui sa saad seda nii-öelda öelda, et palun,
et siin on reeglid, kuidas sa võid seda kasutada ja sa annad seda võimalust inimestele võimalikult palju. Ma kujutan ette praegu, et sa rääkisid sellistest ettevõtte nagu, kuidas öelda, vundamendi kividest, niisugustest protsessidest, korraldamistest, et sellised elementaarsed, väga madalad viljad nagu mingi turunduskommunikatsioon, et see vist on elementaarne. Seal kuskil mingi pildi manipulatsioonid või videod või tekstid. 3D piltide tegemised, asjad ja nii edasi, selles mõttes, et seal antakse nii-öelda mingisugune skits ette, eks ole, ja palun kasuta häid materjale ja nii edasi, et need, mis enne tehti kuidagi 500 € pilt, siis või mingi taoline hinnakiri oli, ma ei mäleta täpselt enam, aga neid täna on võimalik neid kõike teha. Aga need on sellised nii-öelda väiksed võidud, ma julgen öelda, aga seal võib-olla see võit ei ole mitte see 500 €, mis kokku hoitakse, vaid see kiirus, millega sa seda teha saad. Et kui enne sa mõtlesid, et ma tahan nagu kaalun vahetada see materjal selle vastu, siis ükskõik kui andekas sa ka ei ole, see oma silm on kuningas ja me tihti tellisimegi 3D pilte ise enda jaoks, et aru saada, et kas see on nagu mõistlik otsus või mitte, kas see näeb nagu hea välja. Siis nüüd sa saad seda sama tulemuse lihtsalt minutitega ja sa saad seda hinnata ja ka teistele näidata, et näed, et me teeme nagu, disainime seda asja teistmoodi. Siin on see tõend foto näol, näed, see näeb väga hea välja, näeb parem välja kui enne, teeme seda. Et need on sellised, see võit on, ma ütleks, palju suurem kui see, et me selle 500 € kokku hoidsi, et see kiirus ja see, et sa saad seda teha. Aga ka näiteks see sama kokkuvõte, mis ma sulle just enne ette lugesin, palju meil on päringuid ja nii edasi, see on AI genereeritud, et kes suudab sealt andmeid analüüsida, teha neid kokkuvõtted, et millist korterit rohkem vaadati, ei vaadatud, mida siis nii-öelda, millel on ära kukkumisi rohkem, mis iganes, sinu enda fantaasia, kui hästi sa suudad seda AI-d siis promptida, juhendada, mis infot sul vaja saada, millist analüüsi sul vaja saada on. Ja see andmeridade maht ei ole ju küsimus selles mõttes, et see võib ükskõik kui suur olla. Kui Anderi, me peame siin mingid nurgad maa lõikama, ma juba enne saadet hoiatasin, et enamasti läheb saade palju pikemaks, kui ma olen planeerinud, et peame siin seda asja kuidagi kokku võtma, et kui heidaks pilgu tuleviku suunas ja meie peamises fookuses oli müük ja selle ümber toimuv, kuidas sa näed, et mis meil siin sellises lähemas vaates, ütleme niimoodi aasta, 2, 3 vaates toimumas saab olema, et kui see ajaline distants sulle ei sobi, siis pikenda seda või lühenda, kuidas sa ise arvad, aga mis tulevik toob? Me just nagu katsusime selle AI-ga asjad kokku võtta ja ma arvan, et see on nagu kõige huvitavam teema, et kuidas see meid hakkab mõjutama. Ja ma mõtlen ka nagu mitte ainult see, et kuidas me siis seda kasutada saame, vaid oleme ausad, et kuna ta teeb meie eest nii palju tööd ära, siis on selge, et meil on vähem inimesi seda sama asja tegema vaja. Ja nüüd on 2 varianti põhimõtteliselt või 3 varianti, võiks öelda siis igal ettevõttel, mis siis juhtuma hakkab. Üks on see, et tänu sellele, et AI-d kasutab, kõige lihtsam variant, on tal vähem inimesi vaja. See tähendaks seda, et osad inimesed jäävad töötuks. Teine variant on see, et tänu AI-le ta inimesed on nii palju produktiivsemad, et ta suudab oluliselt rohkem mahtu teha. See on ka selline, ma ütleks kõige lihtsam ja positiivsem ettevõtte vaatest, eks ole, et sa ei pea tegelema inimeste koondamiste, lahtilaskmistega, mis on alati väga raske. Ja 3. variant on ka näiteks, mida sa saaksid teha, on see, et su toode, su teenus läheb väga palju paremaks. Su mahud ei kasva, aga sa teed, ma ei tea, kvaliteedis vähem vigu, sa pakud rohkem lisandväärtus klientidele, tänu sellele su kasumlikkus kasvab, tänu sellele, sa ka inimesi ei pea lahti laskma, sa ei pea ka otseselt rohkem korterid müüma, aga sinu nii-öelda output per korter on mingis mõttes väärtuslikum. Ja selleks saad ka sa AI-d kasutada. Mis päris elus juhtuma hakkab, on see, et on mingid eesrindlikud ettevõtted, kes esimesena neid asju teevad, mõned ühte neist, mõned kombineeritud neist 3 korraga mingis mahus. Ja teised, kes neid ei tee, jäävad konkurentsist maha.
mõne aja pärast, kui nad on maha jäänud, nende juht vahetub ja siis nad hakkavad ka tegema. Ja see laine, mis sel hetkel tuleb, et nagu siis kuidagi järgi jõuda, siis see kipub tihti natuke niisugune rahmelduslaine olema, aga see võib tuua kaasa päris kiireid muutusi ja see võib tuua päris kiireid muutusi just selles osas, et kas mingid inimesed jäävad töötuks või mitte. Sellepärast, et kõige kiirem viis AI-d kasutusele võtta on see esimene. Ma asendan inimese AI-ga, mul pole teda vaja. Teised kaks, et ma suurendan mahtu ja või siis see variant, et ma teen asja paremini ja kvaliteetsemalt kuidagi teistmoodi, need vajavad aega. Nii et kui see laine nüüd, ma arvan, mingi hetkel kätke jõuab, et inimesed hakkavad töötuks jääma, sest konkurents seda nõuab ja lihtsalt AI lahendused, täna need on nagu keeruline teha selliseid lahendusi, mis päriselt suudavad inimest asendada. On võimalik, aga keeruline. Mingi hetkel nad lähevad nii heaks, et nad on nagu out of box toode. Et ta saab selle nii-öelda agent on olemas, palun kasuta, see teeb su inimesed üle ära. Siis kui see laine peale jõuab, siis ma ei tea, kuidas see turgu mõjutab. ma arvan, et see võib olla selline väiksed Ameerika mäed, uued Ameerika mäed, mis meil siin nagu vahepeal olid. Et kui me alustasime saadet sellest, et sellised midagi toimub majanduses ja see jõuab viitajaga kinnisvaraturule, kinnisvaraturg on üsna inertne ja teisalt siin on muidugi regulatsioonidesse ju mingit paindlikkust pigem ei tekki, et võime siin unistada küll, aga et kas AI võiks siin neid viitaegasid siis kuidagi pigem siis lühendada või mõjutada? Kinnisvara mõttes ta kindlasti lühendab, aga mitte märgatavalt. Sest need viitaja põhjused on täpselt nagu sa mainisid, on avalik sektor ja regulatsioonid ja sinna ta ei jõua niipea. Selles mõttes, et ma nägin, just oli kuskil oli netis, oli mingi postitus mingit riigiasutuse poolt või mingi riigi infosüsteemide poolt, et nad eraldasid eesrindlikumatele ametiasutustele ja ministeeriumitele 1 miljon eurot, et viia siis ellu AI projektid ja siis need 6 AI projekti oli sinna loetletud. Ja ma tõesti mõtlesin, et mul on see 200 eurone Claude'i subscription, et ma arvan, et ma saaks 200 euroga kõik need tehtud, et ei ole 1 miljon vaja eraldada, et see tundus nagu päris absurdne, kui aeglane ja selline nii-öelda keerukas see asi saab olema ja selge on see, et seal on see selline, kui eraettevõtlus on nagu päris palju sükst nagu vastupanu, inimesed kardavad oma töö pärast ja kuidas see asendab meid ja nii edasi, sama asi juhtus, ma ei tea, kui arvutid tulid, tohutult raamatupidajaid ja muid inimesi jäid töötukseks. Et siis riigis on see kõik nagu tohutult palju keerukam, võrreldes siis veel eraettevõttega, nii et seal seda niipea ei juhtu. Võib-olla kunagi, ilmselt, aga mitte niipea. Ütleme, et saade on juba läinud pikemaks, kui minu ette nähtud maksimum oli, aga ma kuidagi ei taha selle mõttega, et me punkti paneksime. Andero, kuule, ma saate lõpuks küsin külaliselt mingi mõtte või sellise idee, mis kuuled vaatajad võiksid kaasa võtta nii üldisel või nii detailsel tasemel, kui sa ise heaks arvad. Mis annaks kuulajatele, vaatajatele kaasa? Ole hea, kuule, et selle eelmise taustal, et midagi positiivsemat kui riigiametnike paindlikkus. Ai, no ma arvan, et ma kordaks seda mõtet, et hea saate kuulaja, et kui see vähegi võimalik, et sa saad neile 3 asja puhul valida, et katsu, et kui sa täna alustad sellega, et kuidas seda AI-d rakendada oma töös, oma organisatsioonis, vahet ei ole, mis positsioonil sa oled, siis kui sa keskendud läbi sellega mahtude kasvatamisele, kui sa keskendud ka sellele, et siis see teenus ja kvaliteet ja lisandväärtus oleks suurem ja ma ei tea, tänu sellele oleks sul vigu või sükest nii-öelda waste'i vähem su tegevuses, siis see on, ma arvan, selline kõige valutam ja kõige meeldivam viis, kuidas sa oma organisatsiooni muudad ja kuidas sa sealt võib-olla kõige suurema võiduga ka lõpuks välja tuled. Nii et kui sa veel ei ole alustanud, siis sa oled juba hiljaks jäänud, aga parem hilja kui mitte kunagi, eks. Parem alustada täna kui homme. Jah. No väga hea, selle hea mõttega võtamegi, et AI mõttega võtamegi kinnisvara saate kokku ja täname kõiki kuulajaid vaatajaid ka, et oma aega meile pühendasite.
145 osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Andero Laur, aktsiaseltsi Liven tegevjuht, aitas siin kinnisvara maailmast rääkida, nüüd siis ka IT-maailmast. Ja kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja head kuulajad, kui teil on mõtteid, keda võiks saatesse kutsuda kinnisvara teemadel rääkima, siis andke teada klienditugi@kv.ee, võib mulle ka otse teada anda, minu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, soovime siis hea suve jätku ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides järgmise korrani. Ja väga.